meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidega. Aamen. Nagu ma nimetasin, me peame täna natuke tagantjärgi 3 kuningapäeva. Tegelikult võiks ka öelda, et see ei olegi nii väga tagantjärgi, sest et vanal ajal peeti seda nii suureks pühaks, et seda ei tähistatud mitte ainult 1 päev, vaid terve nädal, isegi natuke rohkem, sest et seda püha alustati nii, nagu vanal ajal oli tavaks eelõhtuga, ehk siis 5. jaanuari õhtuga. Me oleme harjunud siiamaani tähistama jaaniõhtut või ka jõuluõhtut, mis on ju pühade eelõhtu, või ka näiteks Mardi laupäeva või Kadri laupäeva ja nii edasi. Ja siis tuleb see püha ehk 6. jaanuar ja siis tuleb terve nädal aega kuni 13. jaanuarini. Nii et see pühapäev, mis meil täna on tegelikult ilmumisaja või ilmumisnädala pühapäev, sest seda 3 kuningapäeva nimetataksegi kirikukalendris Kristuse ilmumise pühaks. Nii et väga suur püha, mida tänapäeval kahjuks nii hästi ei tunta. Päris vanadel aegadel tähistati sellel päeval, mida nimetatakse Kristuse ilmumise pühaks, 3 sündmust Jeesuse elus ja ma räägin neist 3 tänases jutluses, sest et nad kõik on väga olulised, kuigi nad ei toimunud mitte väga lähestikku või ühel ja samal ajal, vaid eriti üks neist toimus tükk aega varem kui ülejäänud 2 ja see üks ongi see, mille järgi me nimetame seda päeva ka 3 kuningapäevaks. Ehk siis see, millest me kuulsime tänases evangeeliumis. See on üks selline natuke nagu niisugune viktoriini küsimus, mida ma vahetevahel inimestele esitan. Nimelt pärast selle evangeeliumi lugemist ma küsin, et mitmest kuningast siin juttu oli. Ja vahel ütlevad inimesed, et 3 kuningast. Ja me räägime nendest 3 kuningast, eks ole. Aga meile tegelikult ei öelda, et seal oleks olnud 3 kuningat, kes tulid Jeesust kummardama. Meile räägitakse hoopis hommikumaa tarkadest või nii nagu kreeka keeles öeldakse maagidest. Sõna maagia on teile ehk tuntud. Tänapäeval kasutatakse seda vist natuke teises tähenduses. Tollel ajal tähistas see pigem neid, keda me võib-olla tänapäeval nimetaksime astroloogideks. Ehk siis tähetarkadeks. Neid, kes jälgisid eeskätt seda, mis toimub tähistaevas, aga ka muid loodusnähtusi ja püüdsid selle järgi siis mitte niivõrd tulevikku ennustada, nagu ehk tänapäeva astroloogid kipuvad tegema. Tõsi küll, ma olen kuulnud õige mitme inimese käest, kes on töötanud ajalehtedes, mis avaldavad ka neid astroloogilisi abimehi seal ja nad ütlevad, et sellel ei ole isegi, ütleme nii, et ainsad tähed, mida vaadatakse, on see, et kui mitu kirjatähte sinna sellesse rubriiki peab ära mahtuma ja kõik ülejäänu on inimese fantaasia vili. Tollel ajal võeti seda natuke tõsisemalt. Ja tegelikult ma ütleksin, et see oligi natuke tõsisem asi, sest et need inimesed ei püüdnud nalja teha, vaid nad tõesti püüdsidki õppida tundma meid ümbritseva looduse ja universumi seaduspärasusi ja nendest mingeid järeldusi teha. Ja selles mõttes on väga huvitav, ma ei tea, kas te olete sellest kunagi kuulnud, aga ja ma arvan, et inglise keeles on samamoodi nagu eesti keeleski, et meil on 2 mõistet, astroloogia ja astronoomia. Ja astroloogia, see oleks nagu natuke see soola puhumine, eks ole, need astroloogid on need,
kes neid horoskoope teevad ja muud selle taolist. Ja astronoomia on siis tõsiseltvõetav teadus tähtedest ja kõigest muust. Vaadake, huvitav on see, et algselt ammu aega tagasi kasutati neid mõisteid täpselt vastupidiselt. Sest et astronoomia, see tuleneb kahest sõnast, millest esimene on täht või tähed ja teine on seadus. Ehk siis mingid seaduspärasused, ütleme siis tähis taevas tähtede liikumisel, mille alusel siis püüti midagi arvata või ennustada kas oleviku või tuleviku kohta. Ja astroloogia koosneb samuti kahest poolest, see on siis see täht ja teine pool on logos, mis ei tähenda mitte ainult sõna, vaid tähendab ka niisugust mõistuspärast kõnet. Ja meil on olemas siiamaani selle teise poolega ju päris mitmeid sõnu, eks ole, filoloogia. Filoloogia tegelikult tähendabki siis armastus sõnade vastu, ehk siis keeleõpetus. Aga meil on bioloogia näiteks, õpetus elust üleüldiselt ja mitmeid selliseid asju. Nii et need astroloogid ehk siis need maagid tookord, need ei olnud mitte mingid naljategijad või soolapuhujad, need olid tõsised mehed, kes püüdsid vaadata, mis toimub ja selle järgi siis teha mingisuguseid järeldusi eeskätt mitte niivõrd tulevikku, kuivõrd selle kohta, mis on praegu. Ja mõnes mõttes see on sarnane meie oma rahva tarkusele. Ma olen seda öelnud varem ka, seda näidet toonud. Minu vanaisal oli selline komme, et ta läks õhtul välja ja vaatas taevasse selleks, et teada, mis ilm homme tuleb. Ja enamasti see läks täppi. Palju paremini kui see, mis raadiost või televiisorist öeldi või mis lehes seisis. Nii et see taevasse vaatamine on hea asi. Päris tõsiselt kohe, sellele on tähelepanu juhtinud juba ka vanad filosoofid, näiteks Ovidius, Rooma filosoof ja poeet ütleb, et inimene peaks meelest pidama seda, et ta on loodud käima kahel jalal, eeskätt just nimelt selleks, et ta saaks vaadata taevas. Sest et kui ta käiks 4 käpa peal, nii nagu loomad, siis see oleks palju raske. Nii et seda tasub meeles pidada. Igal juhul need hommikumaa targad seal vaatasid taevasse ja midagi nad seal nägid. Nad nägid seal ühte tähte, sellele on palju arutatud, mis see võis olla. Ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, aga midagi nad nägid ja õigesse kohta või peaaegu õigesse kohta nad jõudsidki. Seni, kuni nad seda tähte järgisid. Siis, kui nad oma mõistuse kasutusele võtsid või selle oma enese tarkuse, kuidas seal on sellel säärases mulgis, iseenese tarkus. Kui nad selle kasutusele võtsid, siis nad läksid natukene valesse kohta. Siis nad läksid sinna, kus nad arvasid, et nad leiavad kuninga. Nüüd selle vastuse ma annan teile ka, 2 kuningast räägitakse. Üks on kuningas Herodes ja teine on siis see vastsündinud kuningas, ehk siis Jeesus. Aga miks 3? No 3 sellepärast, et 3 kingitust on siin. Kuld, viiruk ja mürr. Ja nendel on oma tähendus. Kuld tähistabki kuninglikkust, seda, et Jeesusel on kõik meelevald nii taevas kui maa peal. Viirukit muidugi ohverdatakse Jumalale, see tähistab tema jumalikkust ja mürr on siis selline lõhnaainete ja salvide segu, mida enamasti tarvitati just surnute võidmisel või balsameerimisel ja see viitab Jeesuse saatusele siin maailmas ehk tema kannatustele ja surmale. Aga miks seda püha nimetatakse ilmumispühaks? Sellepärast, et see on esimene kord, kus me näeme, et lähevad täide need vanade prohvetite tõotused, mis ütlevad, et kord tulevad ka pagana rahvad Jeruusalemma või Juudamaale tõelist Jumalat kummardama. Nii et need 3 kuningat või need hommikumaa targad, nad kehastavad ja esindavad seal kõiki maailma rahvaid. Ja kõigile maailma rahvastele, see tähendab ka meile,
on Kristuses ilmunud Jumala armu, halastuse ja armastuse täius. Selle osa lõpetuseks veel üks asi, mille üle ma vahetevahel mõtisklen. Kui me evangeeliumi loeme, siis üldse piiblit, siis tihtipeale on nii, et seal on mõnedel lausetel võib olla selline mitmekordne tähendus. See, mida ta tähendab seal konkreetses olukorras ja see, mida see võiks öelda meile nagu vaimulikult. Ja kui me loeme siit nende tarkade kohta selle loo lõpust, et ja kui nad unes olid Jumalalt saanud käsu mitte minna tagasi Herodese juurde, läksid nad teist teed tagasi omale maale. Siis siin on see praktiline tähendus, nad ei lähe Herodese juurde, et talle mitte ära anda Jeesuse asukohta. Aga see vaimulik mõte on see, et kui inimene kohtub Jeesuses Kristuses ilmunud Jumala armu ja halastuse ja tõe ja armastuse täiusega, siis ta ei peaks ka enam käima päris seda sama teed, mida ta siiamaani käis. See peaks teda kuidagi muutma. Nii nagu ka mõne tavalise inimesega või nii-öelda päris või maise inimesega kohtumine võib meid tegelikult muuta. Ma arvan, et paljud on seda kogenud, et sa saad kellegagi kokku, sa vestled kellegagi või näed kellegi mingit kunstiteost ja see justkui muudab sinu elu, sinu suhtumist, seda, kuidas sa maailma näed või on see mingi sündmus. Nii et ka meie peaksime mõtlema selle peale, et küllap meiegi elus on selliseid teid, mida me ehk ei peaks jätkama, aga küllap on ka mõni selline, mille me peaksime üles otsima ja ette võtma. Aga nüüd nendest kahest ülejäänud sündmusest. Teine ilmumispühal tähistatav või tähistatud sündmus on Jeesuse ristimine. Kui Jeesus oli umbes 30 aastat vana, siis ta läks ja laskis ristija Johannesel ennast ristida, veega kasta või veega pesta. See oli toiming, mille mõtteks oli see, et inimene, keda ristiti, tunnistab oma pattu ja oma vajadust ja tahet meelt parandada, just nimelt uuel viisil elama hakata. Jeesusel muidugi seda vaja ei olnud. Tema tegi seda selleks, et öelda, ma olen tulnud siia maailma selleks, et võtta enda peale kõigi inimeste patt ja süü ja inimesed seeläbi nende patust ja süüst vabastada, puhtaks pesta. Nii et seda ta teeb siis asendavalt meie eest või solidaarsena meiega. Ja see on muidugi ühest küljest on see ka väga oluline moraalne eeskuju meile kõigile ja ma usun, et see on midagi, mida läbi aegade on ikka tehtud. Ikka on olnud neid, kes on võtnud enda peale kellelegi teisele osaks saava või peaaegu osaks saava sellise ränga või ebameeldiva saatuse niivõrd kuivõrd. No näiteks sellest ajast, kui islam hakkas levima ja araablased ja hiljem türklased võtsid väga palju kristlasi pantvangi selleks, et nende eest raha saada muidugi, siis olid olemas terved vennaskonnad, terved ordud, kelle tegevus oligi selles, et nende ordude liikmed läksid ja andsid ennast siis nende vangistatute asemel pantvangi. Muidugi ikka ka koguti raha ja küll need türklased oma kulla kätte said, aga just nimelt selleks, et kergendada kellegi teise saatust. Nii et neid inimesi, kes on ennast ohverdanud läbi aegade, neid on ikka ja kas või see, kui keegi oma rahva ja oma maa eest läheb rindele, ka see on ju tegelikult enda andmine kellegi teise eest. Nii et see Jeesuse eeskuju on kindlasti meile ka moraalne eeskuju, aga veelgi olulisem on muidugi see, et tema on see, kes ongi tulnud ja võtnud enda kanda maailma patu. Nii nagu Johannes ütles, ennäe Jumala tal, kes kannab ära maailma patu.
Ja kui Jeesus oli ristitud, siis kostis taevast isa hääl, kes ütles, see on minu armas poeg. Nii et jällegi me räägime siin Kristuses avalikuks saanud Jumala armust ja ligiolust. Ning kolmas sündmus, selle me leiame Johannese evangeeliumist ja see räägib Jeesuse esimesest imeteost või tunnustähest, mis oli vee muutmine veiniks Kaana pulmas. Ja ma olen märganud, et see on väga paljude inimeste jaoks niisugune Jeesuse imetegu, mis paneb neid nagu natuke muigama, et mõelda, et esimene asi, mida Jeesus teeb, on see, et ta teeb tohutu koguse. Ma ei teagi, see on mingi, mis see võiks gallonites olla, mingi 200 gallonit veini. Vist umbes, kui ma õigesti arvestan. Aga siin on muidugi märksa olulisem tähendus ja mõte, sest et see sündis pulmapeol ja pulmapidu on olnud läbi aegade, ma arvan, vaata, et kõigis kultuurides üks olulisemaid sündmusi üldse inimeste elus ja mitte ainult inimeste, üksikinimeste elus, vaid ka, ütleme, tervete kogukondade või külade elus. Siiamaani, kui näiteks mõni inimene satub kuskile mõnda traditsioonilisse ühiskonda või vahel öeldakse natuke üleolevalt primitiivsesse ühiskonda, mulle endale see sõna ei meeldi hästi, aga niisuguse ühiskonda, kus tõesti elatakse väga vanade traditsioonide järgi, siis üks asi, millest nad ikka räägivad, kui neil on selline õnn olnud, on see, et ma sattusin pulmapeole. Sattusin pulmapeole, kuhu siis tõesti võetakse kõik vastu ja mida ei peeta 1,5 tundi või umbes nii, nagu võib-olla mõned tänapäeva pulma vastuvõtud kestavad vaid nädal või isegi rohkem. See on suur sündmus, sest et see on see koht, kus luuakse üks liit, millest võrsub, ütleme siis tavapäraselt uus elu. See on uue elu, võiksime öelda, selline sünni algus. Ja sellisena on abielu ja ka pulmapidu olnud alati on ka pühakirjas väga olulise sümboolse väärtusega. See on elu, see, kus mees ja naine armastuses kokku ja üheks saavad, see on see koht, kus elu jätkub, me teame seda väga hästi. On muidugi erinevaid olukordi, aga ütleme, reeglina või üldreeglina see on ju niimoodi. Ja just selles kohas ilmutab Jeesus oma jumalikkust. Miks? Sellepärast, et ta on tulnud päris inimesena päris inimeste keskele. Selleks, et meie elu sellisena, nagu see siin maailmas on, uuendada ja pühitseda. Anda sellele uus väärtus, uus sisu, uus algus ja uus lootus. Ja mis on veel paremaks märgiks selle kohta kui see, kui vaadake, seal pulmapeol juhtus see, et neil lõppes vein otsa. Juudi pulmas on vein õnnistuse märk. Sõna otseses mõttes, kuna sellega on seotud ka niisugune selline kindel tseremoonia või kindel riitus, kus veini karika kohal öeldakse terve rida 7 sellist pidulikku õnnistust ja muud sellised asjad, mis sinna juurde kuuluvad, mille keskmes on just nimelt see abielu õnn ja viljakus ja uus elu. Ja kui nüüd vein otsa saab, siis see on väga halb märk, eks ole. Isegi inimesed, kes ei ole ebausklikud, ikkagi mõtleksid, et kuule, nüüd on küll midagi halvasti. Ja Jeesus annab neile seda, millest neil puudus oli, ülikülluses ja nagu meile seal öeldakse, see oli parim vein, see oli selline vein, mida keegi kunagi varem ei olnud maitsta saanudki. Mitte selleks, et ennast purju juua, vaid just nimelt selle uue elu ja õnnistuse märgina. Ja seda ongi Jeesus tulnud tegema ja see on siis see ilmumispüha
võiksime öelda kolmas tahk või kolmas tähendus. Ta on tulnud selleks, et kõik uueks teha, et täita kõik õnnistusega. Aga see ei ole midagi nagu abstraktset või kauget, vaid ta tuleb meie inimeste elu keskele. Sinna, kus see elu päriselt toimub. Sinna ta tuleb. Selleks ta saab inimeseks. Ja nii on see meie igaühe igapäevases elus ka. Inimesed vahel küsivad, et mis on see, mille pärast Jumalat paluda või Jumala õnnistust paluda. Vahel mõni inimene arvab, see peab midagi niisugust väga suurt ja erilist olema. Suur ja eriline on ka hea, aga väike on ka hea. Väikestes asjades, just nimelt seal selles sinu päris elus tahab Jumal olla sinu kõrval. Vahel on see pulmapidu, vahel on see midagi muud, vahel on see lihtsalt tõesti sinu igapäevane elu. Ta tahab olla seal ja sind õnnistada ja sinu elu pühitseda. See on see, mis on selle ilmumispüha tähendus. Jumala poeg on tulnud, tema arm on ilmunud kõigile rahvastele, kõigile inimestele. Ta võtab enda peale meie osa siin maailmas ja ta tahab meie elu täielikult põhjani ja meid endid ka uueks teha selleks, et me võiksime elada tema ligiolus nüüd ja igavesti. Aamen.